super. Läksime. Tere tulemast jälle Mõjuaine podcasti kuulama. Ma ei tea, me vist rohkem ei tutvusta ennast või? No ei ole väga mõtet. Ma arvan, et nüüd juba võib-olla kõik teavad, kes me oleme. Kui ei tea, siis mina olen Ketlin. Ja mina olen Kelly. Ikkagist väike. Intro. Mis sa tegid nädalavahetusel siis? Mis ma tegin? Lapsega veetsin aega. Kellil on laps muide, kui keegi ei teadnud? Just. She's a mom. Jep. Mis ikka? Töö, kodu ja siis kokkasime. Reedel, laupäeval käisime sünnipäeval. Mõtlesime, et teeme koos siis küpsise torti. See on mu lemmik, ma oskan seda kõige paremini teha. Ja see tuli väga hea välja. See on ainukene hitt. No, kuidas sa teed seda? No, nii nagu ikka tehakse. Kohupiimaga või? Ma tegin kohupiima ja vahukoore seguga siis või kreemiga. Ma tean ikka ainult hapukoorega. Miks ma ei imesta? Makaronid hapukoorega on. Just. Ma panen lihtsalt niimoodi küpsised nagu sellest piimast läbi on ju. Hapukoor, marjad, küpsised, hapukoor, banaani, küpsised, hapukoor ja midagi veel. See läks peaaegu riimi juba. Sellest saaks juba mingi hea räppi ka ju. Ja kindlasti. Aga šokolaadiküpsised oligi vahukoore kohupiima täidis, ühele kihile banaan vahele, teisele vaarikas ja peale siis šokolaad. See rikas vaarikatega siin. Kõige rikkam. Kõige kallim mari praegu vist. No oli kallis küll, aga see oli viimane karp. See on alati poes, kui on viimane, siis see tähendab seda, et see on hea asi, kõik on ära ostetud, siis ma pean selle viimase võtma. I must have it. Ja just. Ja sai kanasuppi ka tehtud siin üks päev, et kuidas seda kanasuppi teed? Sa kõigepealt keedad kana ära või? No muidugi sellest on eraldi või? Ja puljongit on vaja saada ja siis pärast kurnad saad selle vahu asjad ära ja viskad juurikad sisse ja maitsestad ja aga jah, praegune hooaeg nagu on, pisikuid liigub palju ringi, et sööge kanasuppi kindlasti. Uuringuid on tehtud. Kanasupp aitab või? Ja. Sellepärast söögi igal pool saadetes või? Võimalik, aga põletiku vastane ja leevendab näiteks nohu ja... Kana on nagu see või? Põletiku vastane või? Kogu see supp kokku, et see vedelik, seal on nagu need toitained sees ja köögiviljad on vitamiinirikkad ja see jääb kõik vaata sinna sisse. Vot terviseminutid. Vot, fact. Siit saab ikka midagi kasulikku ka vahepeal. Just, et ühesõnaga, kui olete haiged, siis sööge kannasuppi ja leevendab nohu ka. Vot seda mul on vaja, sest et eelmine podcast miskipärast oli mul terve aeg hääl, nagu mul oleks nina kinni. Mul ei ole. Mul on krooniline nohu, aga mul ei ole tegelikult nina kinni. So I am very sorry about that. Ikka juhtub. Ühesõnaga, mis sa veel tegid siis? Käisin sünnipäeval. Seal sai väike tinunn ka pandud. Ei, see oli viisakas, see oli ikka vanavanemate sünnipäev ja ma olin autoga. Aga jah, ühesõnaga õhtul käisime Liisal külas ja mis seal ikka ja ühesõnaga pühapäeval jälle lapsega ja tööl käisin ka. Pühapäeval või? Ja vahest juhtub. Mis sa siis teed tööks? Ripsmeid? Endiselt. Ma mainiks nüüd siin selle ära, et meile tasub kirjutada. Meil ei tulnud ühtegi kirja tänaseks. Sellest ei ole hullu, me oleme niigi uued, aga meile tasub kirjutada sellepärast, et üks sponsor on meil Kelly, kes siis, ma ei tea, räägi ise, mis sa siis lõpuks, mida me välja loosime kirjutajate vahel? Me loosime välja ühe klassikaliste ripsmete paigalduse või hoolduse, oleneb, kui on ripsmed juba peal, siis hoolduse. Ühesõnaga kirjutage mingi äge kiri, meie valime sealt ühe kõige toredama välja ja siis jagame ära tasuta ripsmed. Endale ei saa ju ei öelda. Vot nii. Vot, ja mis ise nädalavahetusel tegid siis? Mina käisin Viljandis. Me oleme nüüd selle mingi 1,5 kuu jooksul vist käinud nagu 3 korda Viljandis, sest et meil on võimalus seal nagu käia mingis ühes korteris on ju tasuta. Me käime seal tegelikult, et me saaks palju rohkem oma neid videoid ja üldse tööd tehtud, sest et Tallinnas on nii palju neid segavaid faktoreid ja värke, et jah, vahepeal käime lihtsalt seal ja käisime ka siis see nädalavahetus ja haigelt on ilmadega jopanud, sest et nagu mingi suvi on olnud, seal on hea rõdu, seal saab peesitada rõdu peal, lihtsalt seal on nii pala, nagu oleks soojal maal, paned tüpsku käima ja siis naabreid ei sega või? Ma ei tea, seal vist ei ole väga palju neid
naabreid. See on mingi siuke Airbnb maja tundub, et paljud üürivad välja. See korter, kus me käime, see nüüd ka siis läheb nagu pikaajalisele üürile. Et see on siuke suvekorter. No minna ju. Täiega. Ja siis, kui me vist esimest korda läksime sinna Viljandisse, siis ma küsisin Instagramis nagu jälgijatelt ja värki, et kus seal nagu söömas käidakse. Mul seal paar kohta soovitati. Mingi kohvik Fellin oli näiteks kõige popim, siis oli kohvik Aida kohvik oli ja siis oli kodukohvik. Need olid mingi põhilised nagu, mis välja toodi. Mingid suuremad pubid ka. Pubis ma olen juba käinud seal. Aga jah, ma vaatasin nagu eelmised 2 korda seda menüüd ja see oli nagu Tallinna hindadega siukene päris kallis asi juba. Mingid mereanni pastad ja värk ja Mitte midagi sulle ühesõnaga. Mitte midagi mulle nagu, midagi ikka leiad, vaata. No laste menüü ja värki, eks ole. Aga ei, tegelikult nali naljaks on ju. Nüüd siis seekord me otsustasime, et me lähme sinna mingi kodukohvik. No ülihyped, kõik fännavad lihtsalt. No nii tore koht, nii äge on ju. Ta läheb lahe välja, mingi meie Telliskivi siuke vibe. Mõtlesime, et võtame kergem roog on ju. Nagu arvad, et see on siis nagu mingi siuke, noh, ongi mingi salatilaadne või nii. Aga mida ma ei arvanud, et kergem roog tähendab, on siuke pisike kauss ja 5 kartulit. Kui ma võtsin kartulit. 4 ei olnud või? Vist oli 5 ikka. Üks oli peidus. See oli peidus ja need ei olnud nagu siuksed suured kartulid, vaid need olid mu pöidla suurused ja see on nagu väike ju. Siuksed. Oli seal peale kartuli midagi veel või? No juust oli peal. Palun ütleb parmesan vähemalt. Ja see pidi olema, ma võtsin siis trühvli juustu maitselise on ju, kartuli. No trühvlit sa fännad ju. Ja, aga oli seal tunda või? ei olnud. Väga vähe oli, see oli vist selle juustu sees nagu. Kurb. Ma olin väga kurb. Aga no teenindajad ei ole selles suhtes milleski süüdi. Ma nendele ei öelnud ka midagi, ma ütlesin kõigi eestlane ka. Et... No nad saavad ju kokkadele edasi öelda. Aga mis ta ütleb, et liiga vähe oli kartuleid või? No oleksid maininud näiteks, et trühvli maitset ei ole. Et kahju. Ja ma sain ühe korra Tartus ka pastat, võtsin trühvlipasta ja seal ei olnud trühvli maitset. Ma ei julge kompleinida. Ma olen täiesti see mingi, jaa, kõik on hästi, siis tulen podcasti ja ütlen, et ma ei saa trühvlikartulit. Ma küll julgen. No, ma ei ole sina. Me peame koos söömas hakkama käima. Karen Vibes tuleb väga harva välja. Mul tuleb poe järjekorras Karen Vibes välja. Siis kui keegi tahab trügida või ta on mul liiga mingisugune seljas, vaata, siis ma olen nagu mingi... Pead selga hingama, jah. 2 meetrit. Covid aeg oli nagu selles suhtes hea, vaata. Kes üldse järjekorras tänapäeval seisab? Kõik ju mingid nutikassad ja värgid ja äpid telefonid. Enam ei tohi järjekorras, kus seisab. No vältida seda olukorda lihtsalt, et keegi su seljas elab. Krossi poes ei ole siukest luksust, nagu on nutikassa. Päriselt või? Jüri omas küll on. Jaa, aga see on nagu mingi uhke, eks ole. Jüris elavad rikkad. Kristiines seal, kus meil on, seal ei ole nii rikkad. Okei. Prismas on kogu aeg nagu mingid järjekorrad. See on devastating. Seal peab isegi nagu ise teeninduses järjekorras seisma. Seal viskab kogu aeg punaseks seda. Oota, Kristiine keskuse oma või? Ja. Sul on kliendikaart Prisma oma või? Vist on, jah. Võta pult. Äpiga? Neil ei ole äppi? Ei ole, Selveril on. Mina olen see Selveri fänn, seda teavad kõik juba. Või noh, nüüd saavad kõik teada. Sul raha on ju. Mul Maxima meeldib, Maxima äpp on ka päris hea. Aga Maxima mulle otseselt nagu kogu aeg tee peale ei jää. Aga muidu meeldib jah. Neil on ka hea äppis, saad kõik ära maksta. Aga jah, tagasi siis sinna Viljandi juurde. Jaa, nii. Ups. Ise ka läksin juba kuskile mujale. Ühesõnaga oligi pisike ka lihtsalt ja seal olid need kartulid sees. Ja Jakob võttis ka. Me võtsime mõlemad siukse kergemast, et me ei tahtnud mingi full meali. Aga jah, et ei ole enam ajad siuksed, kus ma olen harjunud nagu, et sa võtad selle kergema toe, seal on kergema roa, et seal on ikka midagi nagu veel kõrval, mitte et see ongi nagu see üks ja sama asi. Jakob võttis kanatiivad, need olid väga head kanatiivad. Need nägid pildi pealt juba väga head välja. Ja need olid väga glazed. Neid oli 6 tükki. No, see oli 8 vist või? Jah, niisugused. Tead küll, see mingi basic. Nagu
lihtsalt ma arvan, et ma olen niivõrd maainimene juba, et reaalselt ma ei saa aru, mis värk on sellega, et hinnad lähevad kõrgemaks ja toidu kogus taldrik on muidugi mingi jõhkralt suur ju ja siis midagi on sinna pandud. Muidugi kartulite see kauss oli ka väga väike, et ma olin nagu very shook, kui need mulle lauda toodi. I was shook. Et ma reaalselt, ma ei osanud midagi öelda, ma isegi ei osanud aitäh öelda, sest et ma lihtsalt vaatasin seda kaussi ja ma olin mingi, kas nagu kõrvale ei tule. Palju see maksis? 6 eurot. Noh, €1.50 siuke kartuli eest umbes. Ja see oli väike kartul. Pöidlakartul. Pöidlakartul. I felt scam. Jep. Ja nagu selles suhtes, kui teistele meeldib, siis nagu andke minna, ma lihtsalt ei taha maksta toidu eest mingi prae eest. Ma ei tea, kas seal prae kõrval ka, kui ma võtan mingi lihatükki, siis seal ei ole mitte midagi kõrval või? No oleneb söögikohast ju, aga tihtipeale ongi see, et on liha, mingisugune salatileheke ja siis on kaste ja siis pead mingi lisandi juurde veel ise vaatama lihtsalt. Ja see lihatükk on juba mingi siuke, 20 € ligikaudu. Ehk siis see kergem toit tähendab seda, et ma võtan selle lisandiks oma main dishi juurde või? Nagu see kartul oleks pidanud minema siis mingi liha kõrvale või? No oleneb, kui ta oli lihtsalt eelroa all, siis võib-olla küll, aga kui ta on nagu lisandi all ikkagi, siis ta... Ei olnud lisandi all. Kus ta siis oli? Eelroa all või? Ei, kergem toit. No siis sa saidki oma kerge toidu. See oli tõesti kerge. See oli väga kerge. See oli liiga kerge. Kõhtuga täis jäänud. See oli nagu a bit too light nagu. Aga ei, no jah, siis muidugi pühapäev oli ka ja ei, laupäev oli vabandust. Kohe valetama. Kohe valetama. Võib-olla ei olgi 5 kartulit. Valetan. Tegelikult oli 4 ikkagi. Äkki oli 6. Jumal seda teab, enam ei teagi. Ei tea, skämmi tegelikult. Ei no aga jah, läksime siis, hakkasime mingi pagarikodadest pirukaid otsima. Ja enamus olid selleks kellaajaks juba välja müüdud, aga Pihlaka kondiiter, kus ma olen lapsest saadik Tallinnas ka käinud, alati deliverivad. Alati neil on pirukaid. Esimesime pirukaid. Mis pirukaid võtsite? Kapsa ja liha. Haigelt ja nii pehmed. Sulle ei sobi või? Nii pehmed pirukad. Nii pehmed pirukad oli. I love it. Ja tavaliselt, kui ma pirukaid ostan, siis ma ikkagi võtan pigem magusad. Neid ise nagu väga ei tee. Soolased, mingi viineripirukat saad ju kodus ka rulli keerata. Mul vastupidi, ma ei tee ühtegi soolast pirukat. Aga magusaid teen. Ma siiamaani ootan neid kookosemuffineid, mille pulber otsa sai. Jäädki ootama neid. No, siis on niimoodi. Mul on sulle väike kingitus ka. Ja? Eelmine osa sai jutuks tulla, et me juba rääkisime siin järjekorras seismisest ja nii edasi. Nii. Ja lihtsam on sul käia poes, kui sul on nimekiri, aga sul on midagi puudu. Sticky note'id on puudu mul. Just nii, palun. What? Are you serious? Südamekujulist kahjuks ei olnud, aga ma leidsin selle ja siis mõtlesin, sulle nagu kiisud ka meeldivad. Ja nad ongi roosad. No, vaeblus. Nüüd ei peagi Jakob enam poes käima, ma saan ise jälle minna. Reaalselt nagu canceldasin poes käimise peale selle, kui sticky note'id otsa said. Ma lihtsalt ei saa käia poes, kui mul ei ole sticky notes'i või? Mulle ei meeldi telefoni üldse kirjutada neid nimekirju. Aga siin on ju punktidega täiesti võimalus. Ja kui sul midagi korvi on pandud, siis paned tups ja siis ta kaob ära sealt eest. Aga ma ei viitsi üldse seda telefoni võtta poes kätte. Mul on niimoodi, et ma lähen voodi, mul on see sticky note, mul on missioon, kõik asjad võimalikult ruttu ja lähen minema. Ma ei viitsi seal poes üldse olla. Ja mul oleneb olukorrast. Vahest on niimoodi, ma võingi sinna poodi uimerdama jääda, aga tihtipeale on ikkagi see, et ma tean kindlalt, mida ma tahan. Ma tean, mis poes, kus mingi asi asub. Ma tuiskan kiiresti läbi. Ma olen 5 minutiga selle poe läbi käinud. Mul on kõik 20 asja korvis ja või no kotis. Siis ma käin Selveris. Vabandust jällegi. Okei, mida iganes. Aga ühesõnaga jah, 5 minutit ja see ongi minu poekäik ja kojuminek. Aitab küll. Ja ma üritan ka nii teha. Ma ei saa Jakobiga väga käia koos, sellepärast, et tahad näiteks liha süüa õhtusöögiks või midagi, siis ma jõuan terve poe kõik asjad ära tuua korvi juba, kuni ta valib ikka seda ühte ja sama liha. Sest ta ei suuda ära otsustada, mis liha ta tahab. Ja siis ma lihtsalt olen seal kõrval nagu mingi... Kas see tavaliselt ei ole mingi naiste probleem, et ei suuda otsustada? Oleks, on ju.
aga ta on nagu nii indecisive, et meil on rollid vahetusse läinud sellega. Mina tean väga konkreetselt seda, aga ta on mingi, vaatab ühte pakki, siis vaatab teist pakki. Ta paneb need mõlemad ära. Ja siis ta läheb, võtab uuesti mingi teise, kolmanda paki. Ja siis ta paneb selle ära, ja siis ta läheb selle esimese paki juurde ja võib-olla see esimene pakk läheb loosi. Ja seal tuleb ikka mingid need toiteväärtused ja asjad ka üle vaadata, vaata. Mul on tavaliselt toidukohtades niimoodi. Ma ei suuda, ma olen alati viimane, kes, kelner on juba lauas või teenindaja ja siis ütled, et mul läheb natuke aega, kõik teised on tellimuse juba ära, siis tunned seda survestumist. Telli ära nüüd. Põhimõtteliselt küll, aga siis lõpuks ikkagi saab midagi kätte, vahest pettud, vahest ei pettu. Sa valid alati nagu selle esimese, mida sa mõtlesid? Või siis sa hakkad... Lõppude lõpuks kiiruga, jah, aga on ka juhtunud niimoodi, et ma mõtlen ikkagi ümber, et kas liha asemel mingi kala. Tavaliselt ongi see küsimus, et kas liha või kala. Nii, et... Valge kana või? Sulle meeldib valge kana, jah? Mulle meeldib valge kana. Sinu lemmik. Sa pesed kana või? Ei. Ma olen näinud viimasel ajal mingisuguseid neid klippe, kus... No välismaal nad pesevad hakkliha ka ja feeriga ju, nad on täitsa kriisid ju. Nad on totakad. Are they stupid? Little bit. No näiteks kui ma ostan mingi lõhefilee või midagi, siis on küll see, et jääkülma vee alt ma olen nagu üle lasknud, aga see on ainult nagu lõhe puhul. Mingid muud kala ma ise ei küpseta, nii et... Miks? Ma sõin nädalavahetusel suitsuahvenat ka, päris hea oli. See on see lemmik valge kala, vaata, sul päris hea oli. Aga ühesõnaga, miks? Ma ei tea, miks kuidagi... Muidu on siuke rõvedalt limane või siuke, ma tahan seal kihi maha saada, siis... See on nagu mingi kalavedelik. Okei. Sa nagu lugesid kuskilt, et seda peab tegema või... Ei, ma lihtsalt ise mingi psühholoogiline asi, et parem maitsestada seda kala, kui seda lima seal peal ei ole või seda mingi kihti, et siuke saimi. Huvitav. Äkki järgmine kord pesen ka. Lõhe on läinud normaalse hinna peale küll vahepeal. Vahepeal, jah. Hetkel ei teagi, osad teades. Ise pole ostnud praegu mingi 6 aega kindlasti. Ma olen rohkem see kreveti fänn. Ma ei saa krevetti kodus teha, sest Jakob on allergiline. No siis tuleb väga täbar olukord. Täbar. Hea sõna kasutus muidugi. Aga siis peame kreveti õhtu tegema ja siis lähed selle kreveti lõhnaga pärast koju. Musutama. Ja siis peab keimosse jälle minu. Poiss on paistes. Poiss on paistes. Vaene Jakob. Ta ei teagi, mis ta seal kodus peab üle elama. Saadke talle your best wishes. Stay strong. Sul on mõnda mingit imelikku asja, mida sa oled söönud või? Imelikku asja, mida ma olen söönud? Ja näiteks paned mingi 2 veidrat asja kokku või? Kindlasti on olnud. Kas sa oled ka see, kes sööb neid friikaid ja jäätsekokteiliga või? Mul oli, mis asja? Kus... Nii lambist praegu pakkusid sellist asja. Ma ei tea, see on mingi üks popimaid asju minu arust, kui ma laps olin, siis kõik kogu aeg mäkis võtsi jäätsekokteili ja friikaid, aga ma ei suutnud ennast. Mul oli rasedana see isu meeletult, et... Selle kombo või? Jaa. Et kui tol ajal mees koju jõudis, siis kell oli ikka päris palju juba siuke, öö lähedal. Ja siis sa terve päeva oled kreivinud seda, aga sul oled kuskil metsa sees majas, on ja liikumist sul ei ole. Oled seal rase. Vaagnaluu valutab, liikuda ise ei saa ja siis mõtled, et tahaks neid friikartuleid ja seda šokolaadi jäätsekokteili ja Mäkist, mitte kuskilt mujalt, ainult Mäkist. Ja siis sõita kuskilt Rae vallast kuskile Mustamäele. Selle peale ütleks küll, et vaene mees, aga mis sa teed, rasedal on isud, siis nii ongi. Aga ei, rasedatel on üldse mingi krõpsujäätisega ja teeb suht sama veel kartulijäätis on ja aga kes sööb mingit kriite olen kuulnud. See peaks olema kuidagi rauaga seotud. Ja, võib-olla küll, jah. Sest ma ütlen ausalt, mul oli ka, mul on ka aneemia, ehk siis see rauavaegus ja on olnud hetkigi kunagi, kus kriit on ka väga ahvatlev, mulle tundunud. Väga huvitav, mul õnneks sellist asja ei ole. Aga siis oligi nagu strongly ja ma ei teadnud veel, et mul see aneemia on ja siis see tunduski veider ja ma läksin igast analüüse tegema. Palju sa tegid analüüse ennem, kui sa said teada, et asi oli rauas? Suht kohe. Okei, oppas.
esimene ja mul oli peavaludega koos, siis nad kahtlustasid, et ilmselt mingi puudus on kehas ja siis nad tegid mulle kõik need vaegustestid ära ja tuli välja, et raud on täitsa miinus, aga peavalu ei tulnudki sellest. Peavalust edasi. Aga nüüd teab, mille pärast see peavalu võis tekkida või tuleb või läheb või? Mul on need migreenivood jah, et ma arvan, muidugi mul arstid ja asjad väga ei viitsi seda lahata, sest et ma olen käinud ju MRT-s, kõik asjad on ilusti korras, näitajad korras, et aga ma ise pakuks, et see on selle naiste asjaga seotud. See sinna ka kanti tavaliselt kukub. Kampa. Kampa, jah. Okei, ma olen see tähenärija, vabandust. Vah, jumalauda. Kuhu sa ennast mässinud oled? Kellega sa mässinud Saatke oled? mulle best wishes, palun. Mida? Tagasi minnes sinna veidrate isude juurde. Mis isu sul veel oli? Mul näiteks ükskord oli niimoodi, et kõikvõimalikud juurikad isutasid terve päeva jooksul ahjuplaadile, ma ei tea, paprika, sibul, no ilmselt ma nägin kuskil TikTokis või kuskil mingit riili või videot, siis ma mõtlesin terve päev, et niimoodi kreivis, et tahaks kohe nüüd ja praegu. Ja õhtul, kui kõik valmis oli, võtad selle plaadi ahjust välja, sa tunned, nope. Ei tahtnudki? Ei, ma võtsin ühe ampsu mingi šampinjonist ja ühesõnaga see mõte jäi sinna. Kõige jäledam asi oli minu jaoks maksapasteet. Eriti veel, mis on muidu maitses või? Ei, muidu ma söön, aga rasedana mul see lõhn, eriti veel, mis oli kellegi nagu kodune pasteet, vaata, mingi konservpurgi sees avad selle, see oli võigas. See oli nii võigas lihtsalt, et ma ei suutnud. Ma imestan, et see nagu, et sa suudad seda edasi süüa nüüd. Et see ei ole niimoodi, et need a la midagi hakkab vastu raseduse ajal ja siis rohkem nagu ei suuda süüa seda. No see on ikkagi siuke ajutine. Rasedusaeg näiteks mul parfüümid, kõik sugu parfüümid lihtsalt hakkasid meeletult vastu ja see kestis aasta aega või kui laps oli aastane, siis ma isegi mõtlesin, et ma äkki ostan mingi uue lõhna endale, et äkki sellest on okei. Kõik hakkas vastu täiesti. Et parfüümidega tuleb ka olla siuke ettevaatlik, jah. Heeringas ei isutanud või? Ma ei ole kunagi heeringat söönud. Ma olen nüüd aasta jooksul hakanud seda tarbima. Aga muidu ennem see oli ka siuke suht võigas. Mulle meeldis pigem, kui tehagi see heeringas, hapukoor, sibul. Ainuke hea asi seal on hapukoor. Siis ma tavaliselt sõingi keedukartuliga seda. Sa ei saa sibulat ka ju õigus. Ühesõnaga, ma olen suur sibula fänn. Kõik on minu. Aga ühesõnaga siis see hapukoor ja sibul läks käiku, aga see heeringas ei alati sinna alles. Aga nüüd ma olen isegi, ükskord tuli veidralt kombel nagu isu, täpselt selle järgi, siis ma sõin 2 viilu seda heeringat ka ära. Kuigi, fun fact, IKEAs müüakse väga head marineeritud heeringat. Nii, nagu seal sööklas või? Ei, seal all poes. Oh. Täiesti tavaline marineeritud, mulle endale see sinepi ja see teine ei meeldinud, aga see täiesti läbipaistvas selles marinaadis siis. Kellegil peale minu ja teada. IKEA sponsor, please. Mul on niimoodi näiteks toitudega, et ma kunagi vihkasin bolognese kastet. No lihtsalt ei meeldinud mulle see, et ma panen mingit jama ja hakkliha kokku ja siis seal on ka sibul sees, on ju, tavaliselt. Aga siis mul on niimoodi, et üks hetk mul tekib selle asja isu nagu maruisu ja ma mäletan, ma olin vist äkki mingi 17, ma olin üksinda kodus ja mul tekkis räige bolognese isu. Muidu ei olnud kunagi tahtnud seda süüa. Tegin omale ise pannitäie bologneset makaronidega muidugi. Sõnast makaronid on the best. Ja peale seda lahutamatut bolognesega. Võiks kogu aeg süüa. Kas sa mäletad esimest toitu, mida sa tegid lapsepõlves? Võileib loeb või? No, kas või? Ma arvan, et võileib siis. Võileib või? Või keedumuna. Keedumuna. Munaga tuleb kohe üks lugu meelde. Nii. See on Kohtingu lugu siis. Vaa, me kuuleme täna Kelly Kohtingu lugu. Seda, mida me eelmine kord ei kuulnud. Ühesõnaga, hästi lühidalt räägin, et oli siis kokku lepitud, et mees viib mu siis, ma ei tea, kalarestorani kuskile linnast välja. Ja siis see lõppes hoopis niimoodi, et me jõudsime hoopis suvilasse
siis ta otsis seda võtit seal mingi 100 aastat taga. Tema suvila või? No autos sain teada, et tema ema. Hea küll. No selles suhtes korralik koht oli, et ma nagu otseselt nagu ohustatuna ennast õnneks ei tundnud, aga ma mingi hetk nagu tundsin, et ta vist oleks tahtnud minuga sinna ööseks jääda, et siis ma nagu ütlesin ka, et õnneks mu sõbranna hommikul ennem seda helistas ka, ütles, et kuuled, et mul on mingi jama, vaata. Siis ma ütlesin, et selge, et see õhtul saame kokku, siis ma saingi öelda sellele tüübile ka, et ma pean varsti ära minema. Väga hea. Aga jaa, sinna restorani me ei jõudnudki ja lõppes sellega, et üks hetk küsib mu käest, et tahad ka süüa või? Ma mõtlesin, et hakkad süüa tegema või lähme kuskile või mis see kokku lepitud siis sai. Ja siis ta ütles, et ma teen praemuna juustuga, et tahad ka või? Ja siis ma nagu korra mõtlesin, et ma nagu ei taha, aga samas ma mõtlesin, et ma pole mitte midagi söönud, siis ma nagu eeldasin, et ma saan selle oma pearoa kätte kuskilt. Aga jaa, ühesõnaga niimoodi see lõppes, et õnneks viskas mu ära, et seal oli mingeid vahejuhtumeid veel natukene, aga ma pigem ei Neid hakka. ei exposita või? Neid ei hakka, et lihtsalt kui ikkagi meesterahvas annab naisele lubaduse, et ma viin su sinna, siis palun viida sinna. Mitte ära tee juustu mingi põhimõtteliselt omletti. Et sellist kombot mul ei olnud varem pakutud ja juustuomlett on nagu hea asi, mina olen seda söönud, aga kui ma teaks, et ma läheks restorani, siis ma ei tahaks juustuomletti selle asemel. No see oli selline ootamatu, et ma ei teadnud ka ju, et sinna mingi suvilasse on üldse minek, et ma teadsin, et sinna kanti rajooni nagu, aga ühesõnaga said skämmed. Sain täiega üle, jah. Aga sa olid taga ennem nagu suheld ka või? Jaa, no mitu nädalat. Okay. See oli esimene ja ka viimane kokkusaamine. Jep. Ma oleks sama ilmselt. Block delete, thank you, next. Tšau. Ei Ella. Ei, kindlasti mitte. Nii, oota, lapsepõlvetoidud. Kuidas munast rääkisid, selge. Kusjuures minul on nii hästi meeles, ma olin ilmselt mingi teises klassis, võib-olla jah, mingi keedumuna või mingit sellist asja ma olin emaga koos ikka teinud, aga ma mäletan, et õega jah, olime hästi väiksed, olime kodused, tema midagi möllas seal teises toas mingeid omi asju, no ta on minust vanem, aga põhimõtteliselt ja sind pandi süüa tegema või? Ei, ma ise mõtlesin, tuli siuke maguseisu peale ja mulle kogu aeg kingiti kokaraamatuid, sellepärast mul ongi võib-olla selle kokanduse vastu rohkem mingit huvi. Mul juba väiksena kodeeriti sisse, et ei hakka süüa tegema. Aga jaa, ühesõnaga, esimene asi, mis ma ise tegin, oli vaniljaküpsise šokolaaditükkidega kusjuures. What? See on mingi vapsi elevated värk ju. Ma ei tea, ma isegi imestan, aga ma mäletan nagu seda hetke nii hästi, et ma võtsin oma selle kokaraamatu lahti, mõtlesin, et mis ma siis nagu teen, mõtlesin, et tahaks midagi magusat ja valisingi need küpsised välja. Ja ma mäletan, ma panin kõik need asjad sinna kaussi nagu kokku, ma vaatasin, kuradi, või vabandust, piip. Ma ei oska panna piipu peale teie siis. Et ühesõnaga, et see näeb nagu väga siuke jama välja, onju, aga ühesõnaga mõtlesin ikkagi panen ahju ja need olid nagu nii head küpsised, et me õega sõime kõik ära. Tema muidugi ei mäleta seda lugu, aga minu jaoks oli see tähtis. Ma mäletan väga hästi, see oli esimene siuke iseseisev kogemus küpsetamisega. Ma kasutasin täitsa ahju ja kõik see, onju. Aga sa tegid nagu päris küpsise kujud või? Ei, ma tegin lapikud ikkagi ja siis ta läks kuidagi lihtsalt ise suuremaks. Ma ei teadnud, et palju peab tegema, seal ei olnud nagu kirjas see. Aga teise klassi õpilase kohta väga... No kui me kõik ära sõime niimoodi vanematele ka ei jätnud, siis oli nagu päris hästi, jah. Vanemad uskusid ka, et sa üldse tegid neid või? No trace. Seda ma ei mäleta ausalt öeldes, aga ma tean, et sa lihtsalt tead, et sa ise tegid ära ja ma vist ma ei ole väga toidu tegija, küpsetaja tegelikult. Olin veel kaugem sellest üldse. Jah, ma arvan, et minu esimene mingi saavutus oli võileiva tegemine ja hakklia praadimine kunagi. Ja toidu soojaks tegemine, mis kodus oli, sest et mikrokas oli nii hea teha neid. Aga jah, selle toidu juurde ma olen siin viimaste aastatega nüüd jõudnud, et enne seda mul oli täielik cancel. No siiamaani tuleb välja vaata, aga... Kus sa jõudsid üldse selle ideeni, et TikToki ma ei tea. TikTokis siukseid videosi hakata tegema? Ma alustasin Instagramis
TikToki ma jõudsin, ma arvan, mingi pool aastat hiljem üldse. No seda küll, no sa alguses ütlesid, et TikToki mina ei lähe, aga ma arvan, et see ei olnud väga paha mõte ju. Ei, TikTokis lihtsalt tuleb kommentaariumi kinni hoida. Sest et no seal on inimesi nii ma ei tea, ma ei viitsi kuulata või nagu lugeda seda, vaatad teiste mingi, no tore video, inimene teeb süüa ja siis seal all on lihtsalt nagu mingi kelbast taetakse, nagu see ei ole okei. Ei teagi nagu kas täiskasvanud või lapsed. Aga jah, ma tegin tegelikult oma esimese video eelmise aasta kevadel Roodosel ja see ei olnud üldse söögivideo. See oli nagu, käisime Roodose vanalinnas ringi. See oli mu esimene video ja see oli sellepärast, et Jakob sundis mind seda tegema. Ta pani mulle mikri külge ja ütles, et hakka nüüd jalutama. Ja ma filmin. Kusjuures, kui sa nüüd räägid, mul tuleb see video silme ette. Minu meelest see oli päris äge. Jah, see oli seal vanalinnas. No seal oli hästi palju mingit fake kaupa ja värki. Mägedes oli ju ka teil auto oli seal kuskil videos. See on Jako videod. Ta tegi seal Mägedes. Ma tegin selle ühe video või noh, tegelikult alguses Jakob editis kõiki mu asju. Nüüd sa teed kõik ise? Jah, nullist. Väga tubli, jah. Mul alguses nagu reaalselt puudus see huvi. Ma võisin nagu teha seal, kui tema töötleb ja teeb, siis ma panin selle ülesse ja surprise, sellel oli suht minekut isegi, mida ma ei olnud oma Instagramis kunagi näinud. Ma lõpuks tegin midagi nagu kasulikku või noh, ma ei tea, kas see kasulik oli, aga ja siis ma mõtlesingi, et vist mingi 6 aega hiljem või midagi tegin äkki mingisuguse kodujuustu video või midagi. Kodujuustust tegin jäätist või ma ei mäleta. Ühesõnaga, see oli ka mingi veider. Kusjuures kodujuustust rääkida, siis ma vanasti mõtlesin, et ainult kodujuustu saabki nagu toorelt süüa või lisab mingi salati sisse. Sama. Ja nüüd, kus kõike tehakse. Kõike lihtsalt. See ei ole nagu no limits. Blenderda, jäätised, mingid spinatirullid, no mine hulluks, noh. Põhimõtteliselt tee saia endale lihtsalt sellest. Just, jah. No see on suht hea ju, vaata, et saad ära kasutada seda. Mul on ühe korra isegi olnud, et näed, et kuupäev hakkab kukkuma ja siis vaatad, okei, spinatit on ka, muna on ka, viskab blenderisse, paned ahju ja siis paned mingi mandi sinna vahele ja... Päris hea ju. Nii tühi. Saaks süüa nüüd seda. Kõht koriseb. Ma loodan, et see mikris. Kõht on nii tühi. Sul oli nii murelik nagu peas, mõtlesin, kus mu kotis süüa on sulle. Appi. Ma olen väga söögihimuline. No, ütleks gurmaan, aga ma ei ole, sest et ma söön makarone hapukoorega. Kas sinu makaronid on al dente või? See on mingi pooltoores või? No poolkõva. Poolkõva makarone. Tavaliselt need on väga pehmed. Sest ma unustan ära. Unustad. Ja ma teen gluteenivabasid, siis need väga ei hea al dente. Või poolkõvad. Gluteenivabad. Ma ise vist. Ma arvan, et Soome ajal elades ühe korra ostsin gluteenivabasi, aga siis see vist ei olnud kõige parem. Need ei olnud kunagi ei olnud, need üldse head. Nüüd viimaste aastatega on nagu enam-vähem tulnud. Mulle meeldib Prismas on Rainbow omad. Ma ei tea, see kaob ka ära ilmselt, sest et see Rainbow vist kaob ära. Ja siis me leidsin mingid uued ka, aga ma nende nime ei mäleta. Need on maisijahust. Ja need on nagu suht tiised. Neid, pakk on muidugi väiksem kui tavamakaronidel ja palju kallim. Kuidas see, ma tahtsin just küsida, kuidas see hinnaklass on nendel? No minu arust, mis see alla euri saad vist tavaliselt makaronid on ju. Aga siis need on... Nalja teed või? €50 on mingi poolekilone makaronipakk. No nendel on see minu lemmikpakk Rainbow oma on 340 grammi ja nüüd on vist mingi €2. 2 midagi. Vanasti oli 1,90. Ühesõnaga kõik need tõusevad. Okay. No kõik on kallis. Aasta alguses saame veel seda nautida Eesti rahvas. Saame või? 24% tuleb. Oota, mis asi just tõusis ju? Just tõusis ja tõuseb veel. Miks? Sellepärast nii on. Nii otsustati. Kes see? Kuhu ma minema pean? Kus kohas? Sa võid minna igale poole. Sind ei võeta kuulda. Ma lähen minema siit Eestist. Tšau. Aitab küll. Jaa. Tase. Ma ei jaksa enam, Miks see kogu aeg tõuseb? Palun näidake mulle neid inimesi, kes saavad nii palju palka. Neid Eesti keskmist 2 tonni.
andke üles ennast. Ma tulen teile töökaaslaseks. Et varsti ma ei saagi enam süüa osta endale. Mõtle, Kui kui asi sa ei nii saa edasi endale läheb. makarone ja No ma olen väga hapukoort lubada. devastated. Hapukoor on ka nii kalliks läinud ju. On jaa, see 200 või 250, no Selveris on 111. Nii et See on euro Selver. 91. See on Selver. Privas on mingi euro vist see suur 20%. Aga vanasti oli mingi 50 Mis firma oma? Mm. See on see kohalik või? See on see suurte trükitähtedega hapukoor. Okei, ma olen videost näinud Ja, seda. ja siis on kilepiim. Piim. Kapslokiga. See on kõige ausam. See on kõige odavam. Oh my god, see oli hea. Aitab. Palavaks läheb siin vaikselt. Läheb küll. Kuumad tüdrukud ka. Kuum jutt ka. Jah. Toit. Toit on Meie lemmik. kõige parem teema üldse, millest rääkida. Ilmselt küll ja see ei lõpe kunagi ära. Ei. Endless possibilities on Just. toiduga. Ja nüüd tekib mõttepaus, on ju? Mõni kokk võiks tulla siia. Reaalselt nagu mina olen nii noob, vaata. Ma ei saa mitte midagi aru. No ma olen siuke, Sa oled mingi spetsialist. ma olen semiteadmistega. Mul on näiteks see, et ma lähen alati kuskile sööma. töötasid kokana või kunagi? Jaa, No vot, noh. mitmes kohas isegi. Ma töötasin Abikokana baaris, nii et ja- ma võin alkoholiga asju teha. Aga söök on... Ma ei saa lihtsalt midagi aru. No kokatöö on karm. Väga. Eriti kui sa oled terve köögi eest vastutav ja sul ei ole nagu väga palju abikäsi ka, siis sa pead üksinda majandama ja hakkama saama ja siis sind alamakstakse ka veel. Et noori... Kokad saavad nagu vähe või? Peakokad saavad ikka mingi korraliku nutsu kätte. See oleneb, kui sa oled noori loll ja alles nagu, no see on, ma arvan, ükskõik mis erialal, et kui sa oled noor, Alguses ei taha keegi sulle midagi maksta, kui sa ei Siis- oska küsida. siis väga palju on lihtsalt niimoodi, et mingi summa tuleb nagu palgana ja Jah. mustalt ikka käib päris palju, aga no, elu on selline, mis sa teed? Vaatasin Masterchefi eile, seda Oho, mingi selle teise hooaja eelviimast osa vaatasin vist järelvaatamisega. Siis seal oli ka mingi Michelini kokk oli võistles koos nendega. Ja saad aru, et see Michelini kokk ei võitnudki ju. Võitis hoopis üks tava nendest amatöörkokkadest. Tegid mingit antrekooti äkki või? Mingi lihakääntsakas oli, ma ei tea, kuidas neil on mingi 100 nime. ja ma tean, kondi küljest, nii. Ja siis sinna kõrvale. No ühesõnaga selle koka retsepti nad tegid kõik koos. Mis seal restoranis äkki on või ma ei tea, ma väga ei kuulanud, ma vaatasin lihtsalt. Ja siis, et ta ise ei võitnudki. Vaid üks võistlejatest pani pika puuga ette tast. No vägev See ju. oli täiega lahe vaadata. Mulle meeldivad, kui seal on tavainimesed, nagu nüüd tuleb vist uus hooaeg mingite staaridega, keda meil on söögi peal ja söögi alla. Aga jah, need tavainimesed, kes seal on, nagu nii lahe on vaadata, mina ei tuleks kunagi nende asjade peale. Neile antakse mingi peet ja siis on umbes Mõtle nüüd midagi välja. siukesed asjad tulevad. Ma ei teadnud siuksed asjad olemaski. Ma teeks võib-olla esimese mõtte, et meil on mingi kitsejuustu ja peedirisoto. Ma oskaks teha lihtsalt see, et ma teen nagu peedist seda carpacciot või? Ka väga hea ju. See on lihtsalt peediviilud ja midagi peale. Jah, väga õhukesed viilud peavad siis olema. No jumal, ma ju panen siukseid mingi 3 sentimeetriseid Rattaid või? jah, sellepärast, kui ma lõikan, ma tead seda lastevorsti on ju. Ikka. Kes seda nüüd? Kui ma seda vorsti pean lõikama, siis seal on alati siuksed räiged viilud. Ammas vähemalt ei praksu selle all. Või põru. No jah. Kes meist nüüd rikas on? See vorst on kõige odavam vorst ju. No vahet ei ole, kui sa siuksed rattad, siis sa paned Ma ei terve söö selle seda. lati paned See on sinna siuke pidupäevasöök. See on pidupäevasöök. Et ma jah, väga palju seda ei söö. Vist tegelikult sõin seda. Ma ei mäletagi millal enam. Vahet ei ole ka. Mul tegelikult peaks mingi poolik jupp olema veel külmkapis, siis ma tegin makaronisalatit. Ja minu meelest makaronisalatis kõige parem on kasutada mingit doktori või lastevorsti. Ta annab nagu hea maitse, mulle ei meeldi see mingi suitsusink või mingi lihtsalt sink, ma ei tea, pole minu cup of tea. Ma tegin Jakobi sünnipäevaks makaronisalatit, siis ma ostsin
valmis doktori vorstikuubikut, sellepärast et kui ma oleks pidanud ise neid lõikama hakkama, siis oleks mingi 3 sentimeetri laiused olnud. Tead, mida meil mõlemal oleks vaja tükeldamise jaoks? Naisser-Taisserit. Naisser-Taisser või? See on mingi Topshopi teema või? Jah. Aga seda saab Temusti igalt poolt. Muidugi saab. Seda ei tohi reklaamida, eks ole? See on paha koht. Ma alles avastasin selle enda jaoks, ei ole probleemi. Et ma alles avastasin selle kohe enda jaoks. Ja ma ei tea, siiamaani kõik on siuke norm olnud. Pole ühtegi komplikatsiooni. Eks ta on põhimõtteliselt sama asi, mis AliExpressi. No kõik Hiina kraam ju. See Shane pidi olema vist veel kallimaks läinud. Seal vist oli pidanud, või ühesõnaga. Nagu toiduvidinad ja värki. Toiduvidinad või? Riietega pidi ka olema niimoodi, et kui sa paned midagi korvi, alguses on üks hind ja kui sa lisad mingeid asju veel, siis sa pärast vaatad ostukorvi, et nende toodete hinnad on tegelikult kõrgemad, kui esialgsed korvi panid. Aga see ongi lihtsalt, see muutub kõik seal korvis alles või? Kuigi on ju see, et mingid kupongid ja asjad, et umbes, et just kui saad mingid räiged aled, aga USA-s on üldse see, et neil on mingid spetsial veel kohad, kus nad saavad mingi, ma ei tea, põhimõtteliselt skämmides mingi tasuta riideid endale, siis mõtled nagu, nad saavad seal kõikide asjadest raha, saavad tasuta asju ja siis oleme meie siin mingi, tõstame makse. 24%. Just. Ei, vägev. Meil on natukene pahasti. Nagu tore riik küll, aga natukene läheb lappe nende maksuvärkidega praegu, sest ma sain ka praegu teada, et 24% peale. Jaanuarist, jah. No jah. Pluss veel kõik need automaksud ja... see ka. Minna ju. Anyway, kuskile ma jäin selle toidujutuga. Sõitsin vahele või? Ma ei mäleta, äkki ma ise panin mujale. Mu mõte läheb ju kuskile lendama alati. Vahepeal on mõte läheb ees kiiremini, kui suu järgi jõuab ja siis ma enam ei tea, kus ma olen. Me tegelikult rääkisime ju toidukombodest ja veidratest. Nagu eelmine kord oma veidi juttudest me jõudsime reisini, nii et tundub, et veits ATH podcast vale nimi on meil. Ei, nimi on väga hea. Väga õige. Tulid hea asja peale lambist. No kõik head asjad tulevadki lambist. Mida vähem sa ootad, otsid ükskõik millega, siis need tulevad sinuni. Nii et võtta kõik vastu ja naudi. Oota. Masterchefi juurde tagasi tulles. Kusjuures mina nägin sealt ainult ühte osa, oligi see, et olid erinevad puuviljad, köögiviljad, ma eeldan, et oli köögiviljad ka, oli pandud nagu 2 inimese vahel, siis käis võistlus, mõlemal seoti silmad kinni, kordamööda nad seda siis tegid, oli nagu, nad pidid siis silmad kinni ära tuvastama, millega on tegu. Ja ma vaatasin seda ja ma lihtsalt mõtlesin, et üks siis osaleja nagu esimese asjaga juba pani nii pange. See oli see ananass või? Ja, et ta ütles papaia selle kohta. Vabandust, no hard feelings, aga nagu ma ise mõtlesin küll, et kuidas? Me teeme ise ka siin siis. Siis sa pead mind proovile panema, kas ma olen nii hästi või mitte. Ma panen äkki järgmiseks osaks kokku sulle mingisugused puuviljad ja juurikad. Teeme ära, Ja siis vaatame. No okei, mul on kunagi siuke blind test tehtud, aga see oligi lõpurase on ja beebipüreedega, proovi seal aru saada, kõik need on mingi uuna baasil, mingi plöginad on ja. Sa võid mulle beebipüreede oma teha ju. Ma ei tea nendest asjadest mitte midagi. Challenge või? Jaa. Ma teen sulle mingi juurikad ja asjad ja siis sa teed mul need. Challenge accepted, nii et või. Olgu, see on paika pandud. Järgmine kord You are witnessing. Jah. Vaatate kõik üle. Vahepeal kaamerasse ka vaatama. Ma vahepeal ikka piilun. Mul see tukk on nii ees, ma ei tea, kas inimesed mind üldse näevad. Vast ikka näevad, ma ei arvan, et ei ole probleem üldse. Aga jah, sa läheksid Masterchefi, kui see tuleks või? Uuesti? Kas ei tule mitte uues no ja staaridega tuleb, aga nagu, kui see tuleb nagu tavainimestega uuesti. Ehk siis järgmine aasta ma eeldaks. No ma arvan, et no kõike võiks teha. Ma istun praegu siin ka. Mida sa poleks kunagi arvanud, et sa teed? No absoluutselt. No ma arvan, et ma võib-olla sellise tähelepanuga ei tuleks toime. Minestaks ära seal. Ormoja ütleb midagi halvasti, ma arvan, hakkaks nutma. Ma arvan, et see võib-olla isegi sobiks sulle.
kõigepealt on üldse vaja ju eelfinaalist või sellest eelvoorust läbi saada. ja siis pärast saan kuskile sinna edasi, onju. Ja lõpus oledki saates ja finaalis järsku. Lõpeta ära. Jumal kõva oleks ju. No oleks küll. Ma oleks see sildiga seal. Siis kui need lähedased külla tulevad, siis kutsu mind. Ma ei tea, kuskil hingasin valest. See läks mingist valest august. Aga jah, ma ei tea. Aeg hakkab ka siin vaikselt juba täis tiksuma. Ja. Et nagu te siis alguses juba kuulsite, tasub kirjutada meile. Ja. Sooviks väga anda ühed ripsmed ära. Või ühe hoolduse, ja. Mina käin seal, mina soovitan. Siia peaks mingi Zoomi panema. Very beautiful eyes on praegu. Suht värskes. Super. Et ühesõnaga, kui kellegil on mingeid huvitavaid seikasi, mis on juhtunud näiteks kokandusega, kokanduse teemaga siis seotud, et mingid apsud, ma ei tea, kas midagi on põhja kõrbenud või ma ei tea, mingi asi on kuskile, ma ei tea, ketšupit on lakke lennanud või ükskõik mingi selline kogemus. No ma võin näiteks tuua praegu, mul oli üks lugu. Kunagi ammu, kui Soomes elasin. No see oli natuke siuke isegi võib-olla ohtlik olukord, aga Kelly, mis sa tegid? Aga sai natuke liiga palju joodud ja ilmselt kõht läks tühjaks. Ja siis hommikul kööki minnes vaatasin, et selge, et pitsakarp on nagu laua peal. Mõtlesin, et okei, aga kus see pitsa? See nagu külmutatud pitsakarp? Ja. Nii. Siis ma mõtlesin, et kus see pitsa olla võib? Siis mõtlesin, ma arvan, et ahjus. Tegin selle ahjuukse lahti ja mulle vaatas süsimust rõngas lihtsalt vastu. Et jumal tänatud, et ma korterit maha ei põletanud, aga see ahi käis edasi või? Ei, see oli välja lülitatud, aga Kes see lülitas? Inimene. Aha, okei. Et ühesõnaga see oli nagu õnnelik õnnetus, aga jah, see pitsa oli seal täiesti ära kärssanud, et ühesõnaga süüa teete, siis kodust välja lähete, vaadake alati, et pliidid ja ahjud ja kõik asjad on välja lülitatud. Ma olen isegi juba poole tee pealt tagasi ka pööranud, et koju minna vaatama, et jumala eest pliit oleks kinni. Et isegi ükskord tegin väljasõidu ja terve aeg, kui ma olin juba poole tee peal, ma mõtlesin, kas ma lülitasin selle välja või mitte. Ma reaalselt mõtlen kogu aeg nii, kas ma ahju panin, kui ma just küpsetsin enne Viljandisse minekut, siis mul oli terve tee peal nagu mingi oota, aga see ahi, ma ju tegin süüa. Mis ma nüüd teen? Nii et jah, igatahes olge targemad. Täispeaga ärge kasutage ahju. Või siis väga vastutustundlikult, nii et olge ettevaatlikud. Ja saatke kirju ka ikka palun. Palun saatke kirju, keegi kirjuta meile. Te võite Instagrami ka meile kirjutada. Me ei ütle, kes see kirjutas, nii et kõik on anonüümne. Jah, lihtsalt lõpus, kui me valime selle loo välja, siis me kirjutame talle eraldi. Kõik kirjutage. Okei, väga karm. Aga selge, tänane osa on meil purgis ja kohtume siis juba järgmises episoodis. Kohtume järgmises episoodis. Davai. Tšau!